Märta Siljev, hooaja alguseni 6 nädalat jäänud, millises faasis praegu hooaja ettevalmistus on, millele hetkel tuleb tähelepanu pöörata? Et kui me oleme siin paar nädalat tegelenud füüsilisega, siis nüüd just on rohkem nagu palli mängu toodud ja varsti ootavad meid ees ka esimesed sõpruskohtumised, et hooaeg läheneb, et ei ole väga kaugel. Kui me alustasime hooaja ettevalmistust, siis tegutsesime pigem ilma pallita, jooksime ja tegime spurte, siis praegu pigem teeme neid samu asju, aga lihtsalt intensiivsemalt ja koos palliga. Et koormused on hetkel suuremad? Mitte väga, et me oleme siiski 3. liiga klubi. Sõprusmäng tulemas kellega ja millised ja millal? Me juba on üks kokku lepitud uue võistkonnaga, Pärnu Jotka Poseidon Nirvana on võistkonna nimeks, et 16. märts kohtume nendega ja FC Kosega kohtume nädalaga hiljem. Nüüd on aeg selline, et 3. liigas on põhisats ja 4. duubelsats, et räägi sellest, ajad on muutunud? Jaa, et olen mõelnud siin, et kõik saaksid ikka võrdselt mänguaega, et siis seetõttu ka sai loodud see duubelvõistkond 4. liigasse. Et kes on vähe tublimad, need saavad 3. mängida, kes mitte nii tublid, siis saavad oma jalga proovida 4. liigas. Mis eesmärgid 3. liigas on? No, minu enda eesmärgid oleks ikka 3. seal juhtgrupis olla, et esinelik, esiviisik ja siis 4. liiga võistkonnaga, nagu ma enne ütlesin, et saaksid seal kõik ilusti mänguaega ja muidugi tulemus on ka oluline, et kaotama ei lähe. Seda materjali, mis sa vaatad, kas 3. liiga esinelik on reaalne? Jaa, et ma olen viimastel aastatel väga palju 3. liiga põhjatsooni mänge näinud, et ma arvan, et me ei näe ühelegi vastasele väga alla. Et see aasta esimest korda sats mängib 3. liigas, mis sa arvad, kuidas seal hakkama saab, kuhu platseerub? No raske öelda, et ma loodaks, et ikka sinna tipu poole, et eelmine hooaeg sai meil eesmärk pandud, et tõuseme 3. Selle me täitsime. Ma ei tea, kas nendest uutest eesmärkidest pole vist veel räägitud, aga välja kindlasti ei tohi langeda, et vaadata ikka sinna 2. liiga poole veel. Mis selle meeskonna potentsiaal üldse on? 2. liiga, esiliiga on nii kõrgeid sihte mõtteid üldse jääda? No eks ikka tuleb, ma arvan, mängijaid juurde ja trenne peaks olema selle võrra ka rohkem, et kui me nüüd kõrgemal mängime, et 2-3 trennist võib-olla, 3 ma arvan võib-olla piisab, 2 ma arvan jääb väheks. Aga potentsiaali kindlasti on ja uusi mängijaid leida ja koostöö kindlasti, et kõik trennis käiksid.